Tere siis taas kord minu poolt kõikidele minu vaatajatele, kuulajatele ja ka uutele tulijatele. Täna teen ladumise, kus vaatame, mida on oodata armastuses ja need, kes on suhtes, mida on oodata armastuses suhtes olijatele. Ja teen seda 3 grupiga, grupid on siin välja juba toodud, kaardid on välja võetud. Saate teha oma valiku ja tegemist on üldise kaardi ladumisega, mitte kõigi puhul ei pruugi siin siis resoneeruda. Ja kui on soov personaalse kaardi ladumise järgi, võite alati kirjutada. Samuti on minu poolt kätte saadavaks tehtud siis ka emotsioonide vabastamise video, kus ma siis räägin lahti, kus on emotsioonid üldse alguse saanud, kuidas me need unustame, kuidas me neid unustame tunda ja kuidas te hakkate neid uuesti tundma, et see saaks üks osa teie elust ja et teie elu lihtsustuks kordades ja te suudaksite muutuseid luua oma elus tunduvalt kiiremini ja hüppelisemalt, kui te olete seda nii-öelda jutumärkides enesearengu teekonnal teinud. Sest eneseareng on inimese arendamine, aga teadlikkuse tasandil, teadvuse tasandil me suudame luua kvanthüppeid ja teha väga kiireid muutuseid oma elus, kui me vabastame emotsioone, sest enesearengu teekonnal on alati mingi nüanss või mingisugune osa puudulik, ta ei ole terviklik, ma ei tee seda nagu kuidagi maha, et kõigil võib parasjagu olla vaja võib-olla seda teekonda, et liikuda jälle aste kõrgemale ja kõik ongi nii nagu on ja nii nagu teie elus parajasti aset leiab, et see ongi nagu see, nagu justkui see õige või praegusel hetkel see võimalik viis, mis aitab teid edasi kuskil suunas liikuda, aga ausalt öeldes siis otse ja konkreetselt öeldes siis enesearengust jääb alati mingisugune osake puudu. Seal ei ole terviklikku tõde, seal on pooltõde. Ja kõik, mida inimene tegelikult vajab, on teadlikuks saamine, emotsioonide vabastamine, et tema elu siis kordades lihtsustada, et oma elu ise teadlikult looma hakata, sest et muidu me teeme seda alateadvuse tasandilt, ebateadlikult, teadmatult ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja ka see võimalus on teile siis kättesaadav minu poolt, kellel on soov, võtke ühendust ja te saate alustada oma elulist muutust. Nii, aga lähme siis edasi ladumise juurde ja 3 gruppi, tehke oma valik ja mina alustan siin esimesest grupist. Ja grupp number 1, kes valis siis selle kaardi, need kaardid, gruppi, siis teil on näha siin natukene sellist pisut närvilisust, aga üldiselt ma näen, et mingisugused sõnumid või edasiliikumine toimub siin selles suhtes. Aga jah, et siin on nagu selline suhtlemine on praegu võib-olla väga teemakohane selles suhtes, vestlused, suhtlemine ja sellega kaasneb ka mingit laadi võib-olla sellist närvilisust, võbelust, võib-olla vaidluseid, võib-olla ärevust, võib-olla sellist jah, sellist nagu ärevust pigem ütleksin, närvilisust võib siin olla. Aga jah, need vestlused võivad olla, tekitada teis sellist elevust, ühest küljest elevust ja teisest küljest võib-olla ka närvilisust või sellist, kellel siis kuidas, võib-olla vaidluseid. Aga
et siin on seda nagu intensiivsust selle suhtlemisteemal rohkem nagu ja, ja ma ütleksin, võib-olla see suhe või see suhtlus võib olla ka selline pinnapealne. Ta võib olla väga intensiivne, aga ta on pinnapealne, et seal ei ole seda sügavust. Et siin ongi vaja võib-olla rõhutada seda ausat ja sügavamat suhtlust, et siin on mingisugused sõnumid tulemas, siin on mingisugused vestlused käimas, siin mingisugused uudised, uus informatsioon, edasiliikumine, selline energeetiline liikumine või siis see nagu algab või saab alguse. Et siin siis mingisugused uued etapid või impulssid tulevad sellesse suhtesse sisse ja asjad hakkavad nagu liikuma. Aga just nimelt, et see nagu see suhtlus, võib-olla see suhtluse koha pealt, et kommunikatsioon on siin oluline, et mitte siis pinnapealselt ja intensiivselt seda asja ajada, vaid natuke sügavamale minna selle suhtlusega. Et praegusel hetkel tundub, et see on nagu pigem pinnapealne, et minna nagu sügavamale, siis toimub ka siis edasiliikumine siin selles olukorras. Et sest, et siin on segadust ja see teekond, mida sa praegu läbid siis selle suhtes, siis selles on segadust ja selliseid otsinguid ja aeg-ajalt võib-olla ka sellist eksimistunnet. Et siin selle labürindikaardiga ka vaadates, et nagu justkui ei ole seda otsest teed või sirgjoonelist teed selles suhtes, vaid nagu kohati te nagu ekslete labürindis. Ja siin on vaja siis nii-öelda seda kannatlikkust ja kannatlikkust säilitada või hoida. Et siis, kui tekib see raskusmoment või keeruline situatsioon või ekslemistunne, et siis ei tasu siis kohe heita meelt, et selleks, et täiuslikult mõista üksteist või jõuda ühise sihini või mõistmiseni, siis nagu oleks mõistlik natukene sügavamale vaadata, mitte siis pinnapealselt sädistada nii-öelda, et see nagu lahendus jõuaks teieni. Sest siin on vaja ausust ja avatust ja teie suhe pigem võib-olla siis süveneb läbi jagatud kogemuste ja ausa suhtluse. Ja on oluline siis avada ennast ja olla ka võib-olla haavatav, et tuua siis seda lähedust teie suhtesse. Ja et siin ongi nagu, ma näen, et selle suhte tasandil toimub selline avardumine või teadlikumaks saamine, selline teekond, et midagi sinus ja partneris päris kindlasti avardub ja te nagu arenete ja liigute võib-olla siis nii-öelda kõrgemale tasandile enda teadvuses või siis sügavamale tasandile, kuidas siis kuidas parem teil siis tõlgendada on. Aga see teekond päris kindlasti ei tundu olevat siin, ei pruugi olla ega tundu ka olevat lihtne, aga ta viib päris kindlasti teid mõlemat lähemale sellise sisemise küpsusele või jah, et te nagu liigute selle sisemise küpsuse teekonnal.
et see suhe, milles sa hetkel nagu oled, ta nagu liigub, tahab liikuda läbi selle suhtluse või see suhe, tahab liigutada sind ja ka teda, võib-olla partnerit siis sügavamale tasandile. ja oluline võtmesõna võib-olla ongi siin see suhtlusteema, ausus, avardumine, kannatlikkus. Et kui sulle tundub tõesti, et kui sa oled nagu sellises labürindis, siis siin on vaja seda kannatlikkust ja ausust eelkõige iseenda suhtes, vaadata siis ausalt seda olukorda, mitte siis läbi partneri, vaid iseenda. Sest siin toimub see emotsionaalne kasv või avardumine. Et päris kindlasti, kui see vestlus on sügavam, siis toimub siin sideme energeetiline muutus. Ja soovitus võib-olla sulle või teile ongi see, et see suhe, milles sa praegusel hetkel oled või viibid, see on oluline. Ja iga vestlus, iga segadus, iga rõõm ja iga selline haavatav hetk kannab ennast päris kindlasti ärkamise võimalust. Ja võib-olla oluline on sul see, et kuula vaikust selle vestluse taga. Et oluline ei ole ka mitte ainult rääkida siin ja kuulata neid sõnu, vaid kuulata ka vaikust nende taga. Et sageli võib olla kõige olulisem just see, mida ei öelda. Ja kuula oma sisemist häält ka kindlasti. Ja pane iseennast tähele, eelkõige iseennast, algab kõik muutused ja olukorrad toimuvad eelkõige läbi iseenda vaatamise, et pane tähele, kus sa räägid südamest või kus sa räägid vajadusest. Ja tunneta seda teekonda, mida sa siis parasjagu selles suhtes käid, mitte ainult seda sihtpunkti, mida sa tahad saada, sest et tihtipeale siis see sihtpunkt või kuhu inimesed tahavad jõuda või saada või teised inimesed saada, siis see on egost lähtuv. Et nii nagu ma ütlesin, kas sa räägid südamest või vajadustest. Ja tunneta seda teekonda. Et ja kui sa tunnedki, et sa oled nagu sellel teekonnal nagu vahest eksinud või hetkel eksinud, siis tegelikkuses on igal sammul mõte. Ja ära keskendu sellele, kuhu see suhe viib või kuhu see suhe jõuab ja kas sa saad seda suhet tunda, mida sa tahad, vaid sellele, mida see sinus avab, mida see sinus näitab. Sest et iga eksimus on tegelikult see, mis sa nagu arvad jutumärkides, et on eksimus või vale, on tegelikult liikumine siis selle avardumise poole, avardumise suunas, endale lähemale jõudmise suunas. Ja tee ruumi siis sellisele muutusele selles olukorras, et luba sellel muutuda ja anna endale ja partnerile arenguruumi. Et
ära hoia samamoodi ennast ega partnerit mineviku versioonis kinni. Sest et kui sina muutud, siis muutub tema ja see on kindlasti ilus teekond. Et jätke siis meelde, et kõik muutus algab sinust ja kui sina muutud, siis ka partner muutub tegelikkuses. Ta ei saa samasse sagedusse jääda, seepärast et sinu sagedus on tõusnud, kui sina muutud. Ja luba siis endal avada oma süda, et isegi kui see tundub teile hirmutav, siis tegelikult kui teil tundub esmajoones hirmutav see, et kui ma avan oma südame, siis keegi teeb mulle haiget, tegelikult ei tee keegi sulle haiget, vaid sa kardad iseenda emotsiooni tunda sellega seoses. Et see viitabki sellele, et sa oled haavatav. Ja ära peida oma tõelist olemust. Sest et maskide langetamine toob esile ehtsa ühenduse iseendaga. Ja see võib ka samamoodi olla hirmutav, aga see on nagu vabanemisvõti. Ja nii on. Aga minu poolt siit kõik, grupp number 1. Loodetavasti saite siit midagi. Ja suured tänud vaatamast ja kuulamast, kohtume juba järgmises videos. Ja tere tulemast siis teine grupp, kes valis siis selle grupi kaardid. Siis teile siin on sõnum ületada mingisugune teatud sild. Et te soovite võib-olla suhtes sellist vabadust, voolavust või sellist külluslikku ja emotsionaalset sügavust. Ühest küljest te nagu soovite nagu suhtes säilitada nagu justkui seda, võib-olla seda isiklikku vabadust. Aga teisest küljest ka sellist sügavamat tundetasandit või tunnete tasandile liikumist, suhte tasandit, emotsionaalset sügavust selles suhtes. Ja sellist voolavust ja usalduslikkust ja sellist mitte siis kontrollivat dünaamikat. Et kui te tunnete isegi siin suhtes nagu sellist külmust, et siin võib olla seda külmust ja maskide kandmist, siis see võib olla ületatav ja selles suhtes, kus sa praegu siis asetsed. Ja siin ongi vaja seda nagu lasta lahti sellest kontrollist, usaldada seda ja lasta sellel olukorral naturaalselt voolata. Et siin on oluline ka ühendada võib-olla siis või leida see ühendus selle inimesega, taas luua see ühendus selle inimesega, see on võimalik ja ühendus ka leida või siis ühendada ka omavahel kuidagi see mõistus ja süda, et oleneb, mida sa kuulad rohkem, aga et nad oleks nagu võrdsed või et kes on nagu rohkem mõistuses, et siis ta ei kuula südant ja kui on rohkem südames, siis sellega on väga kõik hästi. Sellega on väga kõik hästi. Et ja ühendus ka siis sinu partneriga või siis erinevate soovide vahel või leida see nagu tasakaal või sild. Et teil võib olla praegu selline kuristiku faas, võib-olla külmus ja eemalolek, aga seda on võimalik süvendada. Et keegi siin suhetes kannab nii-öelda neid maske, võib-olla üks või teine pool, võib-olla mõlemad te kannate.
ja te varjate siin oma tõelist olemust või tundeid. aga oluline on siis olla ehe. ja ausus on ülioluline nii enda kui partneri ees. see on vajalik, et suhe saaks siis süveneda ja edasi areneda. niikaua kui seal on maskid ja sellised meelelood, siis see kuristik nagu jätkub. aga sul peab olema nagu selline usaldus selles situatsioonis ja olukorras ja sul tuleb lasta lahti siis kontrollist ja armastada või usaldada siis armastust nii elu kui partneri vastu. et kui su südames või su tunnetes või su meeles on sellised kahtlused või hirmud, siis sa pead või siis sul on mõistlik seda usaldada. Kerge on öelda, aga kui me ei tea nagu kuidas puhastada ja vabastada ennast nagu emotsioonidest, siis ta ei ole nii võib-olla kergelt teostatav. ja seepärast, et meie programmid ja mustrid, kõik meie need alateadvus nagu juhib meid ja vahest teadmatult või arusaamatul kombel me teeme asju ja hiljem mõtleme, et miks me niimoodi teeme ja miks ma ei suuda ennast kontrollida ja miks ma ei suuda seda situatsiooni hallata. aga see ongi seetõttu, et meie alateadvus juhib siis meid. et ei ole vaja nagu praegusel hetkel justkui tormata nende vastuste poole ja midagi edasi suruda või läbi suruda kuskilt. et sul on oluline praegusel hetkel lihtsalt usaldada protsessi ja seal juures siis mitte lasta oma hirmudest enda käitumist juhtida või et sa sealt nagu hakkad reageerima kuidagi. et need on teie hirmud ja need meelelood, egolood, mida siis tema tahab, söödab sulle nagu justkui ette ja siis selle pinnalt sa hakkad nagu reageerima. et ole teadlik, et armastus ja areng ei allu päris kindlasti mitte mingisugusele kalendrile ega plaanidele ega struktuuridele ega mida iganes. Sellel tuleb lubada kasvada. ja see kasv peaks toimuma loomulikult. mitte seda kiirustades, mitte peale surudes, mitte ette heites, vaid usaldades südame elukulgu. et luba iseendal olla see, kes sa oled, ja luba olla ka partneril tema ise. et siin on nagu sellist varjamist ja tagasihoidmist, maskide kandmist, aga läbi usalduse ja loomuliku arengu toimub tegelik areng. ja võib-olla isegi selline toimub tegelik areng ja selline avaneb teed nii-öelda tõelise läheduse juurde. et ilma, et sa vajaksid kohe kõiki vastuseid, sa pead olema nagu siin ka kannatlik ja lasta naturaalselt elul voolata. et siin on oluline lasta kontrollist lahti, isegi kui see hirmutab sind või isegi kui kõik keerab pahupidi või sa vaatad, et see nagu üldse ei toida või et mis juttu ma ajan, on ju, et ma lasen nüüd lahti kontrollist, ma mitte midagi ei tee, eks ju. aga tegelikult see ongi ruum või sinna ruumi saabki luua nii-öelda seda armastust või tegelikku õitsengut, sest läbi kontrolli ei toimu
usalduslikku kasvu ega arengut. Et sinu asi on lihtsalt usaldada, et kõik toimub õiges tempos. Isegi kui sulle tundub, et ei toimu, et asjad liiguvad täielikuses vales suunas, aeglaselt või läbi keerukuse või üldse tundub, et kohati, et lõpeb kõik või mis iganes, täiesti kaootiline tundub kõik. Et siis sinu asi on tegelikult usaldada ja lasta sellel naturaalselt voolata. Ise seal juures olla siis avatud, mitte kanda maske, autentne, siiras, eelkõige iseenda vastu aus. Ja see on sild siis sügavama suhte loomisel. Et sellest suhtest selle suhtega võib jõuda siis sügavamale, isegi kui sulle praegu tundub, et see on võib-olla kuristiku äärel või kõik kukub kokku või sa ei suuda seda päästa, lihtsalt lase lahti sellest olukorrast. Lihtsalt ole aus, siiras, autentne iseenda ja teistega, lase olukorral naturaalselt voolata. Lase lahti kontrollist, ära kontrolli, lase teisel inimesel olla see, kes ta on ja lase endal olla see, kes sa oled. Ja sealjuures võib-olla siis ikkagist emotsioone ka silmas pidades, seepärast et siin võib olla väga palju emotsioone sellega seoses, et lasta lahti nendest emotsionaalsetest laengutest, mis nagu tegelikult siis alateadlikult juhivad sind ja võib-olla teevad selle nagu siis mõtteprotsessi või elu sinu jaoks keeruliseks, aga kui sa lased lahti nendest laengutest ja emotsioonidest, mis su kehasse on nagu salvestunud, siis asjad lähevad iseeneslikult voolama ja lihtsamaks. Isegi kui sa lased lahti kontrollist ja sa mitte midagi ei majanda, ei tegutse, ei toimeta selle nimel, et seda suhet nagu nii-öelda majandada siis ja sulle tundub, et kõik on kaootiline ja kukub lausa kokku ja see suhe ei toimi, siis las ta olla niimoodi, seepärast et asjad korralduvad ümber täpselt nii, nagu nad korralduvad peavad. Aga siin on potentsiaal sügavamale jõuda selle suhtega, kui sa lased täielikult lahti kontrollist ja tegeled siis oma võib-olla selliste emotsionaalsete olukordadega, isegi kui sul tundub, et praegu on kõik nagu väga vale ja kaootiline ja kukubki kõik kokku, et sa ei näe seda silda justkui, et teisele poole jõuda või et seda suhet ühendada, siis tegelikult on siin potentsiaal olemas. Sa pead ainult usaldama. Inimene peab õppima lahti laskma kontrollist ja usaldama elu ja olukorda ja samuti ta peab tegelema oma emotsioonidega või vabastama need emotsioonid, kui ta tahab päriselt elu nautida siis sellisel naturaalsel viisil ja usaldada elu ja suhteid kõike. Sest kui sa usaldad elu, siis sa usaldad ka kõike muud sinna kuuluvat. Ehk siis siin 3D füüsilises maailmas, mida sa viie meelega tajud, kui sa usaldad, kui sul sees on usaldus, siis sa usaldad kõike, mis sulle tuleb. Ja sa ei mõista seda hukka ja sa ei anna neile hinnanguid sellisel kujul, nagu sa seda võib-olla varasemalt tegid. Kui sa vabastad siin oma emotsioonid. Usalda oma elu kulgu ja luba armastusel kasvada loomulikul viisil. Võta ära need maskid kõik eest ja maskide eest võtmine toimubki siis läbi emotsioonide vabastamise. Et kui sa võtad nagu teadlikult eest ära maskid nii-öelda mõistuse tasandil, siis sa ei võta mingisuguseid maske eest ära. Maskide eest äravõtmine toimub läbi emotsioonide vabastamise. Ja sa lubad endal olla selline, nagu sa oled, sa ei karda enam teha ega öelda neid asju, mida sa päriselt tahad öelda ja teha. Ja sa lased ka teisel inimesel olla tema ise ja teha neid asju, mida tema tahab ja soovib. Isegi kui see sinu arvates on vale või ta ei ühti sinuga, siis see on tema elu ja tema vabadus teha ja elada oma elu täpselt sellisel viisil ja sellisel kujul, nagu tema seda soovib. Me ei tulnud siia muutma inimesi, vaid me tulime elama ja nautima ja mängima siia maailma. Aga mis inimesed teevad?
on klammerduvad üksteise külge ja otsivad seda siis nii-öelda armastust sellest teiselt inimeselt, ehk siis loovad tingimuslikuks selle armastuse ja siis tekib selline kauplemine üksteise vahel. ja kõik vajalik tulebki õigel ajal. siis, kui on õige aeg, siis, kui sa oled selleks valmis, kui sa oled voos, sa oled lubamises, sa oled usalduses. nii on. grupp number 2, selline ladumine siis täna teile siin. Loodetavasti oli sellest abi ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile. Ja grupp number 3, kes siis valis need kaardid, siis teil, mida on oodata armastussuhtes olijad siis, mida on oodata armastuses, siin on nagu raskemaid perioode, mida te läbite. Ja siin on nagu tugev selline kaitse ja kontroll selles suhtes. Omandihimu võib-olla ka siin see täiesti armukadedus, kontrollivajadus, jõud teise üle. Siin selles suhtes võib olla keegi väga tugev isiksus, kas sina siis või partner on domineerivam pool justkui. Ja siin suhtes on oluline leida siis tasakaal. Ja tasakaal just nimelt siis sellise jõu ja pehmuse vahel. Ja siin suhtes võib olla ka inimene, kes võib olla teist võib-olla pisut vanem või autoriteetne. Aga ta ei pruugi kõikidel olla, aga ta võib olla. Ja siin on nagu raskemaid perioode või siis praegusel hetkel on mingit laadi raskem periood keegi on seda perioodi läbi elamas, aga sellel tuleb kindlasti lõpp. Ja muutused on tulemas. Siin on vajadus millestki lahti lasta. Selles suhtes võib olla ka lõpp olnud. Kus kas siis tuleb mingisugune lõpp või siis tuleb mingisugune muutuste periood. Või on siin suhtes olnud lõpp ja siis taas kokku tulnud. Aga siin on ikka vaja seda tasakaalu, sellepärast et siin on sellist kaitsepositsiooni, kontrollivajadust, omandihimulisust on siin, et see on vaja kõik balanssi saada, et suhe saaks üldse toimida, sellepärast et üks pool on väga domineeriv siin suhtes. Ja päris kindlasti siin mingisugused muutused toimuvad, mingi faas on lõppemas ja siin on võimalik selle faasiga siis vana energia vabastada. Siin ei pruugi olla tingimata konkreetselt suhte lõpp, et nüüd lõpeb suhe ära ja igavesti ongi läbi. Mina näen siin, et see suhe jätkub või siis on juba vahepeal justkui lõppenud, siis taas kokku tulnud. Võib-olla siin mingisugune vabanduste palumine või ikkagist kokku on tuldud või leppimine. Mingisugune faas on läbi saanud. Aga päris kindlasti ka see vana dünaamika, mille pealt te toimite või toimisite, siis see ei vii teid enam edasi, vaid siin on vaja seda uuendust või selle vana dünaamika surma või siis vabastamist. Et see uus saaks üldse siis tekkida. Et siin päris kindlasti tuleb ka sellist positiivseid arenguid selles, võib-olla tuleb komplimente, kingitusi selles suhtes, sellist kergust ja siirust. Rõõmuhetki, väikeseid žeste, romantikat. Et siin tuntakse seda armastust mingil määral, südamlikkust ja ka võib-olla sellist tänulikkust, aga
aga mida ma näen siin siis on see ka, et see on, kes siis usuvad eelmiste elude kokkuleppeid, eks ju, aga päris kindlasti on see suhe selle tõttu sinu enda loodud, et kas siis eelmistes eludes kokkulepituna või igal juhul ka selles elus oled sa selle suhte ise loonud selleks, et siis enda siis neid mustreid ja programme ja emotsioone vabastada. Ja siin on päris tugevad need esil läbi siis sellise dominantsuse ja sellise kontrolli ja omandihimu, et tulevad nad siin esile ka, et midagi sinus on ka sellist. Kui sina kehastad seda, neid iseloomujooni siis, või neid mustreid, siis päris kindlasti on sul võimalik selles suhtes need vabastada, puhastada ja sellega siis sellist muutust selles suhtes luua. Ja võib-olla ka edasi liikuda, aga kui see partner kajastab justkui või näitab sulle neid iseloomujooni, siis et see on tegelikult sinu enda projektsioon talle siis, et sinu sisemise olemuse projektsioon sellele inimesele, kes toob sinus esile need emotsioonid ja et sa saaksid siis need vabastada endas. Nii et siin kõik suhted tegelikult on sinu enda projektsioon. See, mida sa arvad iseendast, seda sa näed partneris. Et pane tähele neid olulisi nüansse enda suhtes. Ja see suhe võib-olla olla selline üsna intensiivne ja selliseid sügavaid emotsioone või tundeid teis esile kergitada ja see ongi nagu kuldpada justkui, kus sa saad nagu endas need sügavamad ja keerulised ja intensiivsed emotsioonid vabastada. Aga sa võib ka tunda selle inimese suhtes väga tugevat kirge või tõmmet, aga päris kindlasti selle suhtega on sul väga valusad emotsioonid üles kerkinud. Ja see on ka põhjus, miks sa temaga nagu koos siis oled. Sest energia tahab alati kehas liikuda ja ta ei ole mõeldud alla surumiseks ja seal paigal seismiseks, seepärast et see teeb keha haigeks ja sind haigeks ja su meele haigeks. Ja siin võib olla ka väga palju, mis mõjutab nagu, siin on loodud mingisugused ootused sellele suhtele ja need ootused päris palju mõjutavad seda suhet. Mingisugused materiaalsed ebavajalikud mingisugused ootused või sa tahad või keegi tahab siin, et need ootused oleks täidetud ja need tulevad nagu väljast, sa ootad või tema ootab või mõlemad te ootate, et need saaksid täidetud väljastpoolt. Tegelikkuses armastust tuleb vaadata südame, mitte silmade kaudu ega kõrvade kaudu. Peamine sõnum võib-olla ongi sul siin vaata sügavamale ja sügavamale iseenda sisse, mitte siis sellesse suhtesse ega mitte siis sellesse partnerisse, vaid iseendasse. Kui sul midagi trigerdab, kui sul midagi esile kerkib, mingi valus emotsioon, mingi situatsioon tekitab ebamugavust, siis tuleb alati iseendale otsa vaadata ja aus olla iseendaga. Tunnistada ja tunda neid tundeid. Et sa oled sellises suhtes, mis toob sinus päris palju emotsioone esile.
aga see side või see suhe ongi selleks sul endal loodud. Sa ise oled selle endale loonud, et sa saaksid siis nii-öelda need vabastada, need emotsioonid lahti lasta vanast allasurutust emotsioonist, mustritest, paradigmadest, mis sind siis juhatavad või juhivad. Võib-olla mingisugused valusad harjumused, hirmud, dünaamika, mida iganes. Ja see on nagu võimalus siin lahti lasta sellest kõigest vanast. Ja tasakaalustada oma jõud ja tugevus. Aktsepteerida ja austada mõlema isiku väge, mõlemat isikut, mõlemat inimest, mõlemat teadvust. Ilma domineerimata. Ja oluline võib-olla on ka selle õppida avanema hetkele. Et see iga väike žest või see õnnelik moment või see tunne, mis sinus hetkel tekib, et koge seda siin ja praegu ja hetkes. Aga ära klammerdu ega jää kinni. Et vaata päris kindlasti sügavamalt seda suhet läbi armastuse, äratundmise. Et see tõeline nagu ühendus ei põhine tegelikult ainult välisest saatusest ega staatusest, ega sellist ideaalidest või ettekujutusest või mis iganes. See toimub läbi südame. Ja südamega me saame ühendust, kui me vabastame siis selle domineeriva käitumisviisi või mustri või vabastame need rasked need emotsioonid, mis käivad kaasas, mis loovad sellist dominantsust ja kontrollivajadust ja sellist üleolekut ja väljastpoolt seda nagu välist vajadust, et keegi sind võib-olla armastaks või toetaks või hoiaks või sest sa ei suuda seda nagu iseendale anda. Et armastus ei vaja tegelikult mitte midagi peale tõelise kohalolu. Kõik, mis on määratud justkui püsima, jääb ja kõik, mis peab lagunema, avab alati tee millegi puhtamale, millegi uuemale. Ja sul tuleb seda protsessi lihtsalt usaldada. Aga minu poolt siit kõik. Loodetavasti oli sellest abi. Suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile!